Eesti Diakoonia on koostöö ja kohtumiskoht. Avatud Lootuse fondiga seob meid pikaajaline pühendumine rehabilitatsiooni ja kuriteoennetuse valdkonnas. 2021. aastal oleme pööranud pilguga eakate ja puuetega inimeste hooldusele. Esimesena püüdsime aidata Rapina Miikali koguduse hooldekodu, kus on 30 voodikohta, mis õnnistati juba 1994. aastal. Järgmiseks suunasime Rootsist saabunud meditsiinitarvikud ELK Diakoonia haiglasse ja Tabasalu Pihlakodusse. Kõneleb Tabasalu Pihlakodu juhataja Aule Kikas. Tere tulemast Tabasalu Pihlakodusse. Tabasalu Pihlakodu on üks 5 pihlakodude ketti kuuluvast eakate kodust ja meie majas on ligi 150 elanikku. Nad on väga erinevad. Osad käivad ise väljas, osad on voodikesksed, nagu eakate kodus ikka see on. Ma olen hästi tänulik Avatud Lootuse fondile ja Eesti Diakooniale tänase kingituse eest. See on kindlasti meile väga vajalik. Ma juba piilusin kastiservas sisse. Siin on nii tekkepatju kui meditsiiniseadmeid. Liiatigi sügisest me avame oma majas ka õendushooldusosakonna ja see kõik kulub meile väga hästi ära ja kindlasti jagame seda oma pihlakodude teiste majadega, et sellest on kindlasti väga-väga palju abi, nii et tänan kõiki neid, kes selle saadetise taga on. Elu Pihlakodus on nagu eakate kodus ikka. Meil on palju erinevaid huvitegevusi, alates laulmisest, muusikateraapiast, võimlemisest ja lõpetades erinevate mõttemängude, käsitööringideni välja. Alati võib rohkem ja alati saabki rohkem, aga iga päevaga õpime ka ise. Pihlakodu on väga noor, meie pihlakodu, ehk siis Tabasalu Pihlakodu. Me oleme alles toimetanud 1,5 aastat ja kindlasti ka meil on veel palju õppida ja areneda ja eks me vaatame, kuidas samas valdkonnas toimetatakse Eestis või ka Eestist kaugemal, et see kõik õpetab ka meid.